Tere! Te olete jõudnud kuulama Tervisetasku taskuhäälingut. Meil on täna väga eriline päev, sest stuudiosse on jõudnud Rene ja Kriskel Perit Laane, ehk siis isa ja tütar. Meil on siin 2 generatsiooni tunnustatud sportlasi, ettevõtjaid ja teadlikke toitujaid ehk FitLabi omanikud. Tere tulemast! Tere päevast! Tere ka minu poolt, nii äge sissejuhatus kohe. Võib-olla ma alustuseks küsiks, et milline üldse teie igapäevaelu on või et ma saan aru, et te teete väga palju nii ettevõtte kui spordialast koostööd. Et milline teie igapäev on ja kui suur roll see on spordil ja toitumisel? No minu päev jaotub peamiselt 3. 8 tundi ma magan, 8 tundi üritan perele aega panustada ja siis tegelikult viimane 8 tundi jaguneb veel omakorda pooleks. Ehk siis 4 tundi teen tööd ja 4 tundi läheb spordile. Ja selles mõttes, et eks see tegelikult päev on ikkagi, ma arvan, ta ei ole nüüd midagi võib-olla nii erilist, on ju, et eks ikka päeval on ju toimetad tööasju aga selles mõttes muidugi liikumine ja sport käib nagu iga päeva alla, et iga päev ja kindlasti ikkagi käime trennis, paar korda nädalas käime ka koos, aga mitte nagu igapäevaselt ja muu päev selles mõttes kulgeb, ma arvan, pigem seda tavaliselt, jah. Ma arvan, Rene, et sa oled seda küsimust juba mitu korda kuulnud, aga ma mõtlesin, et ma saan aru, et kui sa FitLabiga alustasid, siis Kriskel oli alles teismeline või 15-aastane. Et ma küsiks, et kus see mõte üldse tuli või et kas oli mingi kindel probleem eestlaste toitumises, mida sa nägid või et mis selle sütitama pani, et me peame nüüd selle ära tegema? No tegelikult enne FitLabi oli meil selline koduleht nagu kaalustalla.ee ehk siis sellega alustasime me tegelikult juba aastal 2009 ja see oli see aeg, kui ma tegelesin jõutõstmisega ja kõige kõrgem kehakaal, mis minul jõutõstmise ajal oli 145 kilogrammi. Ehk siis, kui ma võtsin teadlikult juurde, et suruda võimalikult palju rinnalt, siis pärast seda oli vaja sellest kaalust lahti saada. Ja kui ma hakkasin turu peal ringi vaatama, siis tegelikult sellist jätkusuutlikku teenust ei olnud olemas. Olid küll mingisugused toitumiskavad, mis tehti 3-4 lehel ja kus oli kuni 10 retsepti, aga ilmselgelt ei ole see jätkusuutlik. Ja siis me mõtlesimegi, et aga kui mul endal oleks vaja sellist toitumisnõustamise teenust või niisuguseid retsepte, millega on võimalik nagu jätkusuutlikult ja pikaaegselt kaalu langetada ja siis pärast seda tervisliku toitumisega jätkata, siis me tegimegi sellise kodulehe nagu kaalustalla.ee ja FitLab sai sellest alles aastal 2015 ehk siis nii-öelda täiendatud versioon. Ja kuna see töötas väga hästi, siis hakkasime seda ka teistele pakkuma. Nii et sa ise olid selline esimene katsejänes? Ma ise olin esimene katsejänes ja isegi praegult, kui ma vaatan, siis esimene klient, kellel konto on FitLabis olemas. Aga millal tütar sinna kõrval hakkas tulema või kas tütrel oli ka alati selline sporditahe või et kas te olete alati koostööd teinud või et kuidas... No tütar on tegelikult teinud sporti eluaeg, aga kuna kodus on ikkagi üldiselt olnud niisugused tervislikud toiduvalikud, siis eks ta niisugune eeskuju jälgimise variant on, aga ma arvan, et Berit vast räägib ise sellest. Ja selles mõttes aktiivne olema muidugi olnud kogu elu põhimõtteliselt ja tegelikult ma arvan, et ega üks nii-öelda nendest FitLabi mitte esimestest klientidest päris, aga ikkagi ka nagu suhteliselt kiiresti olin ma ka tegelikult ise, et ka mina hakkasin FitLabi esimest korda jälgima tegelikult, kui ma olingi 2015 aastal äkki oligi, ehk siis siuke pool aastat võib-olla oli see FitLabi nimi nii-öelda eksisteerinud ja siis hakkasin juba nagu kõigepealt ise ka seda jälgima, proovima, katsetama ja eks sealt on nagu olnud siuke nii-öelda pikk teekond ja ikka see nii-öelda see tervislik toitumine ja liikumine ja see on nagu ikkagi tulnud kodust kogu aeg kaasa ja eks kui kõrval ikkagi on nagu inimene, on ju, kes seda toitumist jälgib ja kõike, et ega siis lihtsalt see tuleb nagu paratamatult ikkagi kaasa. Et nii ta nagu on, jah.
aga kui su isa ja perekond olid nii suured toidujälgijad, siis millised piirangud sul lapsena olid või et kui sa poes olid, kas sa võisid kõik kommid ja krõpsud võtta või isa ikkagi ütles, et ei, me peame rohkem valku ja teisi toitaineid võtma? Kui ma olin tegelikult nagu mingi väiksem, ma ei mäleta väga hästi seda ja tegelikult ma ka ei mäleta nagu seda, et mulle oleks midagi üldse kunagi nagu peale surutud või sunnitud või et seda sa ei tohi või et nüüd sa pead sööma seda, et kuidagi ma olen nagu kogu aeg seda öelnud, et isa on nagu kuidagi hästi oskuslikult suutnud teha niimoodi, et ma ei ole kunagi tundnud otseselt mingisugust survet või nagu, et sa nüüd pead tegema nii või sa pead sööma seda või sa pead tegema nüüd selle trenni ära, aga ta on kuidagi osanud nagu nii hästi seda suunata, et ma olen nagu ise tahtnud seda lihtsalt jälgida. Et ma olen ise tulnud sellega, et kuule, lähme trenni, kuule, ma tuleks suga kaasa, on ju. Kuule, ma tahaks ka nüüd nagu proovida ja kava järgi toituda, on ju, et ei mulle need ligipääsud asjad. Et kuidagi nagu see ei ole üldse tulnud niimoodi, et mulle nagu öeldakse, vaat kuidagi see suunamine on pigem olnud selline, et ma olen nagu ise tahtnud selle sammu teha nagu järele. Et mingit sellist keelamist nagu kindlasti ei olnud ja ikka kui ma nagu tahtsin, ma käisin, on ju, ostsin endale midagi head magusat ka, on ju, poest, et selles mõttes ei olnud nagu seda, et ma ei tea, ma ei tohiks seda teha. Aga jah, kuidagi pigem lihtsalt see niimoodi nagu läks. Kuidas isa kommenteerib või et kas endale tundub, et üritasid tütart väga suunata või öelda, mida võiks? Ei, ma suunanud ei ole otseselt. Eks ma olen proovinud ise käituda nii, nagu ma tahaksin, et tema käitub. Selles mõttes, et ma ei ole kunagi koju magusat näiteks ostnud või ebatervislikke toite, üliharva. Ja kui seda kodus olemas ei ole, siis sul ei teki ka võib-olla nii suurt soovi kapist võtta. Aga eks ma tean ka, et tegelikult eks ta on ostnud ka võib-olla salaja niukselt, et pigem mitte sellepärast, et ma olen keelanud, aga võib-olla sellepärast, et mitte näidata mulle, et ta sööb nagu magusat võib-olla rohkem kui võiks, eks ju. Et neid aegu kindlasti on olnud, kõige rohkem võib-olla teismelisena, vähem praegu, praegu me ei ela ka koos, eks ju. Ja ma ei ole keelanud ja ma ei ole kunagi näiteks sundinud, et nüüd pead trenni hakkama tegema. Kui ma ise teen trenni, siis on ka sellega tulnud täpselt nii, et ma käisin mingi aeg väga palju jõusaalis, siis järsku ütles Berit, et tead, ma tahaks ka jõusaali tulla. Ja siis oli ta 15-aastane, eks ju. Ja siis me käisime koos jõusaalis, ma tegin talle treeningkavad ja siis järsku kevadel ütles, issi, tegelikult ma vaatasin neid tulemusi, ma tahaks ka sügisel võistelda. Ja sügisel tuli juba Eesti meistriks jõutõstmises noorte seas. Et nüüd ka viimane ala, mis me teeme, Fitness Challenge, et mina hakkasin sellega tegelema 2022 aastal ja Berit vaatas kõrvalt, issand, jumal, sellist ala ei tohiks üldse mitte keegi teha ja ma kunagi ei tahaks seda teha. Aga mingi hetk ta ütles, tead, ma tahaks proovida ja nii ta läks. Et ma ei ole kunagi sundinud, aga ta on käinud nagu päris palju minu jälgedes. Nii toitumise osas, treeningute osas, kui ka samal ajal hariduse osas, eks ju. Aga oletame, et näiteks tütar oleks täiesti sinu vastand, ta toituks ebatervislikult, ei teeks trenni, siis mis sa teeksid või mis nõuandes annaksid, kui sul oleks hoopis selline laps? Üks asi, mis ma esimesena ära ütlen, on see, et oma last armastad ikka. Aga loomulikult siis ma püüaksin teda rohkem suunata ja ikkagi nagu trenni kutsuda, õpetada või soovitada, kuidas oleks parem süüa, et parem välja näha, see ju mõjutab tegelikult ka seda, kui pikalt me elame ja kui tervelt me elame, eks ju. Aga isiklik eeskuju on kindlasti alati niisugune kõige parem asi, millega üldse mõjutada. Et kui ma ise kodus sööksin krõpse ja lesiksin diivanil, võib-olla õlu käe kõrval, siis ilmselgelt see jääb lapsele ka külge. Ja, et selle kohta umbes, et kui ma oleks näiteks on ju, ma ei tea, spordivastane ja hoopis teistsuguse elustiiliga, et eks seal on nagu see ka ikkagi, et teist inimest tegelikult nagu kuidagi ise nii-öelda muuta või mõjutada ikkagi on suhteliselt raske, et need asjad peavad nagu kuidagi enda nii-öelda
peas ikkagi käima, on ju need klikid, et ma nüüd tahan muutuda, et tegelikult on nagu seal see ka, et kui keegi hakkabki nagu kõrvalt kuidagi sundima, siis sul tekib võib-olla veel rohkem nagu mingil määral on ju seda blokki, aga isa puhul ongi olnud see, et ta ei ole nagu kunagi mulle sundinud või öelnudki, mida pead tegema, et ongi puhtalt lihtsalt selle eeskuju pealt nagu kuidagi tõesti tulnud see, et kui sa ikkagi järjepidevalt nagu kõrval midagi teed, siis või eeskujuna midagi teed, siis ikkagi nagu ma ei tea, meie puhul on küll näitanud see, et lihtsalt ikkagi tahad nagu järgida seda ja tulla nagu kaasa sellega, et see on tegelikult ikkagi nagu väga oluline tõesti see eeskuju selle ees ja see mõjutab nagu palju, et need teod nii-öelda, mitte lihtsalt kuidagi võib-olla need sõnad. Võin rääkida ühe hästi naljaka seiga, mis juhtus aastal 2010. Siis ma tegelesin jõutõstmisega, mu kehakaal oli 145 kilogrammi ja just sellepärast ma tõstsin seda kehakaalu, et muudkui suruda rohkem ja suruda rohkem. Ja mis pani siis selle viimase mõtte, et aeg on alla hakata võtma. Ma ütlesin Beritile, et lähme jooksma ja kuidagi moodi see jooksmine nagu sai niiseks igapäevaseks rutiiniks Beritil. Aga mina enda 145 kiloga ei jooksnud, vaid mina sõitsin rattaga kõrval. Ja siis ma sain aru, et ma ei taha sellist elu. Ja see oli nagu viimane klikk, mis ütles, et aitab küll sellest jõutõstmisest sellel tasemel, et tahaks normaalselt elada ja tütrega jooksmas käia. Ja siis ma võtsin järgmise 2 aastaga võtsingi alla 50 kilogrammi. Ja praegu ma kaalun kuskil 95 kilo, 90 kilo seal vahes ja olen olnud selles juba siis 13-14 aastat. Milline on teie toitumisfilosoofia? Ülilihtne. Ära lasku äärmustesse. Iga toidukord võiks sisaldada nii valke süsivesikuid kui rasvu ja söö 4-5 korda päevas normaalsete vahedega. Ära näksi. Ja siis mõned üksikud niisugused pisiasjad on veel, et ma ei joo endale kalorid sisse näiteks. Et joo vett ja magusat ma söön ka väga vähe. Mina ütleks siia veel, et nii-öelda kõigest on võimalik tegelikult teha nagu neid tervislikemaid variante, et sa saad nagu süüa kõike, täpselt on see, et ära lasku sinna äärmustesse, on ju, sa ei pea minema nagu mingile tohutult karmile umbes dieedile, et olla tervislik, et sa saad nagu kõiki tavalisi toite süüa, aga kõigest saab lihtsalt teha natuke nagu nii-öelda tervislikamaid variante, tervislikumaid valikuid ja lihtsalt ollagi nagu nendega nii-öelda järjepidev ja et see asi nagu oleks ka nii-öelda jätkusuutlik, et täiesti okei on ka see, on ju vahepeal nii-öelda, ma ei tea, on mingi üritus, tähistamine on ju, siis seal võib-olla sööd on ju igasugu nii-öelda muid asju, mis võib-olla igapäevalaual ei ole, et siis see on ka täiesti okei, lihtsalt tuled sinna rajale järgmine päev tagasi ja ongi jälle hästi. Et hästi oluline on nagu, et see oleks selline jätkusuutlik ja järjepidev, et sa nagu toituksid nii, et sa suudad seda nagu teha ka pikalt ja tehes lihtsalt kogu aeg nagu neid kasvi väikseid nagu paremaid valikuid, siis lõpuks ongi see, et see tulemus lihtsalt nagu ajaga tuleb. Aga jah, et oluline on see, et tõesti, et sa ei lange sinna äärmusesse, sellepärast, et siis see dieet kestab sul kuu aega, on ju, võib-olla ei kesta sedagi ja siis on põhimõtteliselt langed jälle kuskile vanadesse harjumustesse, tuleb kõik veel kuidagi nii-öelda keha jaoks veel stressi rohkem ja võib-olla tuleb see mingi kaal tagasi, mis sa vahepeal kaotasid. Et pigem kas või väikesed valikud igapäevaselt, mis me saame teha paremini, et need asjad oleks nagu jätkusuutlikud. No äärmuste seas peame silmas ka näiteks keetodieete või ükskõik missuguse dieete, kus on väga palju valku näiteks, väga palju rasva või väga palju süsivesikuid, et ma ei soovita kellegi äärmustes langeda, sest see ei ole minu silmis jätkusuutlik. Aga kui sa, Kriskel, juba puudutasid neid pidupäevi, siis kui te mõtlete enda pere peale või kui ongi olnud uus aasta või jõulud, siis kas te ütleksite, et teie toidulaud erineb võib-olla sellisest tavalisest Eesti perest? Ei erine, selles mõttes tegelikult ikkagi me oleme samamoodi ju nii-öelda tavalised inimesed jõulude ajal ikka sööme on ju seda seapraadi umbes ja jõulusoiuke ja samamoodi on meil seal ka, tegelikult jõululaud on ikkagi tavaline ja jällegi mina arvan ka, et see on ka nagu see, et
kui sul ongi see jõuluõhtu, on ju, siis nagu naudi seda jõulusööki, kõik on okei, lihtsalt ongi jälle oluline see, et kuidas sa sealt järgmine päev nagu tagasi tuled, on ju, kui sa järgmine päev lähed jälle oma tava normaalse toitumisega edasi, on nagu kõik hästi ja et kuidagi, mõne jaoks võib-olla ka sobib see, et sa nagu nii-öelda seal jõululauas siis on ju kuidagi võib-olla hakkad ennast veidi piirama, aga mina arvan nagu seda, et see loeb ju tegelikult see, mis sa teed suures pildis, mis sa teed nagu enamus päevad oma elust, mitte nagu see üks jõuluõhtu nüüd, ehk siis mina arvan nagu, et see on nagu täiesti okei, lihtsalt oluline on see, et sa tuled sellest nagu jõulusöömast nii-öelda kiiresti oma tee peale tagasi. Jõuluõhtust rääkides või aastavahetuses, siis tegelikult jah, saab ka teha ju normaalsed valikud ja ei pea sööma 10 taldrikku täit. Et ei ole mõtet üle pingutada, aga samal ajal võib vabalt võtta. Et täpselt see, mis Berit ütles, et kui iga aasta on umbes 1300 toidukorda, 4 korda 350, eks ju, siis kui sellest 5 korda süüa ükskõik mida, ükskõik kui palju, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi. Kui täna õhtul oleks üks selline perepidu ja te peaksite midagi kaasa ostma, siis mis te võtaksite kaasa? Mina võtaksin kaasa mamma pannkoogid ja paneksin lauale, need meeldivad kõigile. Perepidudega muidugi see ka nagu äge lugu, et meil on perekond üsna selline, et meie nii-öelda neid tervislikke, mina on ju jälginud seda toitumist, isa jälgib, on ju, meil on veel nii-öelda sportlasi siin peres, kes jälgivad, on ju, samamoodi on meil nagu kõik, meil ei olegi nagu siin perekonnas väga palju võib-olla selliseid, kes hullult teeks mingeid, ma ei tea, valmistaks mingeid siukseid pidusööke ja mingeid hästi palju mingeid, ma ei tea, magusaid või kooke või siukseid, et meil ongi nagu siuke sportlik perekond ja paljud nagu, või kõik teavad seda ja kõik nagu toetavad seda ja selle põhjal tehakse ka valikuid ja tegelikult kui meil on ka mingisuguseid istumisi vahepeal, siis me lähemegi ka oma karpidega, mis on täiesti okei ja pere toetab seda ja ei vaadata sellele kuidagi viltu imelikult ja see ongi nagu ka väga okei ja kes ei taha nagu kes tahab midagi muud süüa, on ju, võtku söögu, on ju, mis ta soovib, aga ta nagu, talle on okei seega, kui meie oleme karbiga ja jah, et ka tegelikult need siuke karbimajandus on nagu suht tavaline meie peres. Võõrustajale on vähem vaeva meie pärast. Jaa. Et vanaema ei solvu, kui ta on suure vahukoore tordid teinud ja siis tuleks enda karpidega. Oi, teate, meil on, mul on, minu jaoks vanema on ju, tema jaoks siis ema on hästi suur toetaja meil ja ta ei teegi meile ausalt öeldes selliseid asju, ta pigem teab juba, mida kust valida, kui mina lähen talle külla, tal on kõik erinevad proteiinibatoonid reas, tal on proteiinipudingud kapis, on ju, tal on samamoodi need mamma pannkoogid hästi tavaline asi näiteks, mida ta meile ostab, et ta teab nagu, mis on need paremad valikud ja ta ostabki nagu neid asju valmis, et mingisuguseid šokolaade meile kuskile kingitustesse juba nagu ammu ei panda, vähemalt pere poolt, et selles mõttes meil on nagu siuke suured toetajad kõik ja väga mõistavad ja ise ka ostavad siis meile neid asju, mis ka nagu meie seda tervislikku elu toetaks. Beriti vanaema ja minu ema siis on ka igal võistlusel, mis toimub Eestis, on alati kohal ja kõige suuremad fännid. Aga kui nüüd vaadata elu suuremas pildis, siis kuidas elada kaua ja tervelt? Kaua ja tervelt elada, see on muidugi raske küsimus. Mu vanaema elas üle 100 aasta, mitte kunagi mitte midagi ei jälginud. Sõi täiesti tavalist toitu ja elas täiesti elujõudliselt. Samal ajal mõni, kes sööb väga tervislikult ja teeb sporti, ei ela nii kaua. Ehk siis tihti peale on asi ka geenides, aga muidugi tervisliku toitumisega ja ütleme, tervisesportlasena on palju suuremad võimalused elada kauem ja tervislikult. Ehk siis söö tervislikult, tee normaalset sporti, ära tee tippsporti, sest tippsport teatavasti ei ole nagu nii tervislik ja sul on suur tõenäosus elada päris pikalt ja tervelt. Kindlasti hoia suhted korras. Ehk siis vähem stressi ja head suhted.
Jaa, ma nõustun ja ma isegi ütleksin ka seda, et tuleb nagu aru saada sellest, et see tegelikult see tervise eest hoolitsemine nagu see ei ole mingisugune ajutine tegevus, et me teemegi seda tegelikult selle jaoks, et me nii-öelda elaksimegi kaua, on ju, et me oleksime terved, et me suudaksime nagu kaua olla aktiivsed, on ju, et me kuskil, ma ei tea, 50-ndates juba ei ole umbes selline tunne, et on ju tervis on pekkis, on ju liikuda, ei jaksa midagi teha ja umbes ei jaksa võib-olla, et kõik need tänased valikud, ka mina nagu olles 25-aastane on ju, mõtlen selle peale, et minu tänased valikud toetaksid seda, et ma ka ennast nagu 40 aasta pärast tunneksin suurepäraselt, et see on nagu nii-öelda siuke pikk mäng nii-öelda on ju, et ma ei toitu praegu tervislikult ainult sellepärast, et nagu näha võib-olla hetkel hea välja, vaid ka sellepärast, et nagu tõesti ollagi kaua ja terve, et saadagi kuidagi nagu aru sellest, et kõik need meie praegused valikud nagu ei mõjuta ainult meid praegu, vaid mõjutavadki meid ka nagu 70 aasta pärast ja juba sellepärast siis nii-öelda teha ka neid paremaid valikuid juba võimalikult varakult. Rene, sa ütlesid, et oluline on suhted korras hoida. Et kas teie isa ja tütre suhtes on alati kõik lilleline või et kas on olnud ka selliseid eriarvamusi või konflikte? Kui ma mõtlen, siis ma ei ole Peritit mitte kunagi karistanud. Ma olen kasvatanud teda päris palju aega ka üksi noorena ja ma ei mäleta ühtegi korda peale ühe vist. Üks oli, kui mingi koduarest oli mõned päevad. Aga ta on olnud nii hea laps, et ma ei ole teda kunagi pidanud karistama ja tegelikult me läbisaamine on olnud põhimõtteliselt kogu aeg jõhkralt hea. Meil on olnud kuidagi nagu kogu aeg tõesti hea läbisaamine ja mul läks kuidagi nagu see tihtipeale see pubeka iga võib-olla, mis on siuke keerulisem aeg ka nagu vist päris leebelt. Ma ei olnud nagu kunagi see on ju uste paugutaja, kuidas öeldakse on ju ja kes umbes saadaks kuskile kukele vanemaid võib-olla ja ma kuidagi olin nagu, ma ise ka nagu mõtlen tegelikult nagu päris mõistlik laps vist ja siiamaani meil nagu ongi tõesti olnud nagu head suhted, et ei ole mingit tõesti mitte draamas. Meid nagu lähendab ka kindlasti see, et me teeme koos sporti. Me saame veeta enda kvaliteetaega näiteks koos trenni tehes, koos võistlustele käies nii Eestis kui välismaal ja minu arust nagu tegelikult on ülioluline, et isal ja tütrel või isal ja pojal siis oleks mingid ühised huvid, ühised tegevused, mida tegelikult saaks siis koos teha. Et tihtipeale on niimoodi, et kui laps kolib kodunt välja, siis vanemad näevad väga harva või näevadki siis, kui üksteisele külla minnakse, aga midagi üldjuhul koos ei tehta või tehakse väga harva. Meie puhul on see, et me ikkagi teeme trenni koos ja see ongi meie kvaliteetaeg. Kui võistlustel näiteks läheb mitte nii hästi, kui tahaks või ettevõtluses keegi teeb midagi, mida sa ei teeks, siis kuidas te lähenete või kuidas te omavahel suhtlete mingitel hetkedel, kus te võib-olla ei näe kõike silmast silma? Ma ei tea, kui palju meil ei ole väga sellist asju, me oleme nagu hästi siuksed arutajad inimesed võib-olla ja kui lähebki on ju midagi untsu või näeme näiteks, et ma teeks midagi teistmoodi, siis me nagu oskame nagu läheneda ka hästi nagu mõistlikult on ju, et ongi, et kuule äkki vaatame nii, äkki teeks seda, äkki kuidagi see, et ei ole nagu selliseid hetki küll, et sa tegid nüüd valesti midagi või sinu pärast läks nii või kuidagi mingit sellist ma ei teagi, suhtumist ei ole üldse, et me oleme nagu hästi nagu rahulikult omavahel nagu arutajad ja kuigi ka meil ei ole ka mingisuguseid teab, mis siukseid tullivad, mingid ma ei teagi, ebaõnnestumisi või selliseid eriti nagu old, mis nüüd võiks meid kuidagi ajadagi omavahel tülli või endast välja nagu eriti. Võistlustest rääkides siis meil üldjuhul läheb võistlustel väga hästi, et viimane kord me võitsime, siis nagu ei ole mitte millegist rääkida selles mõttes, et sina tegid halvemini või mina tegin halvemini, aga tegelikult me teeme nii individuaalvõistlust kui ka paarisvõistlust ja kui paarisvõistlusel ei võida, siis ei ole mitte kumbki süüdi. See on nagu minu arust kõige olulisem mõte, et mitte kumbki ei ole süüdi. See tähendab seda, et kumbagi ei süüdistata, küll me saame pärast vaadata ja arutada, kus järgmine kord paremini teha.
aga kaotuses ei ole kunagi keegi süüdi. See on nii oluline asi, eriti just, ma arvan, tütre ja isa suhte puhul. Ja kui rääkida ettevõtlusest, siis mina toetan teda nii palju kui vähegi võimalik, sest minu arust ta teeb ägedat asja. Tal on oma ettevõtte ka. Ja nüüd viimased mõned kuud on Berit kaasatud rohkem ka FitLapi tegemistesse. Ja siin ta pigem praegu on rohkem nõustaja rollis veel, aga järjest rohkem hakkab võib-olla ka FitLapi juhtimises osalema ja eks me näeme, kuidas meil läheb. Ma usun ja loodan minevikule vaadates, et kõik läheb hästi. Aga nõustajana siis toitumise teemal, eks ju? Pigem mitte toitumise, vaid pigem turunduse, brändi muutmise ja selles vallas. Pigem võib-olla sellist mingit uute ideedega, et mida teha, kuhu võib-olla natuke areneda, kuidas mingisugust promo võib-olla teha, et sellise nii-öelda võib-olla uudsete, värskete nagu pigem mõtete, ideede, plaanidega ja kuidagi suundadega, et mida, kuidas FitLapis liikuda, et need on olnud pigem nagu siuksed hetke teemad. Ma toon meid natuke toitumise poole tagasi. Mis te ütleksite, mis on peamine viga, mida eestlased toitumisel teevad? Minu arust peamine viga, ma ei tea nüüd, see on natuke ootamatu küsimus, aga mina ütleks seda, et soust ja kartul ei ole parim toit, aga see on ju see, mida tegelikult iga eestlane sööb, sellepärast, et kartul on süsivesik ja soust on süsivesik. Ja kui sa valku ja rasva ei saa, siis sul läheb kõht väga kiiresti uuesti tühjaks ja seda pilti, mis juhtub, kui kõht läheb uuesti tühjaks kiiresti, näeme me tänava peal, kus on üle 50% inimesi ülekaalus. Mina tooksin välja isegi võib-olla sellise, et 2 punkti, et osaliselt on nagu see, et tarbitakse ikkagi väga palju mingisuguseid poolfabrikaate, siukseid mingeid valmis toite, mis on tehtud nagu, mis võib välja paista, et on nagu kuidagi ühe koostisega kas või mingisugused ma ei tea, biffid ja ma ei tea, viinerid ja igasugused asjad mis võib-olla tundub, et nagu liha, aga reaalsuses tegelikult on seal nagu väga palju muud ka sees, et kindlasti ta ei ole nagu puhas kvaliteetne liha ja teiseks ma natuke tooks ka tegelikult seda sisse, et inimesed ikkagi on veidikene laisad ja meie jaoks on praegu tehtud nii mugavaks see, et saab nagu tellida süüa nii-öelda just siis söögikohtadest ja tihtipeale ongi see, et kui see nagu ei viitsi võib-olla süüa teha, ette valmistada, siis sa tellid endale toitu, mis iseenesest on nagu super võimalus, aga tihtipeale on see, et kui sa oled juba nii näljane ja siis sa hakkad tellima, siis sa ei tee võib-olla sealt ka neid nagu kõige targemaid valikuid ja siis sa lähedki juba seda teed, et okei, võtad need ma ei tea, pitsad mingid, ma ei tea, hiinakad, mingid rasvased, rammusad, ma ei tea, rapid, mis iganes on kiired sellised valikud, mis tegelikult ei ole nagu võib-olla kõige paremad valikud, vähemalt mitte igapäevaselt, aga mulle tundub, et on nagu väga palju seda tegelikult, et inimesed ikkagi nagu väga, väga tihti tellivad endale neid toite, sest lihtsalt on nagu hea, kiire ja mugav, aga tegelikult võib-olla mitte parim valik alati. Väga hea, et sa Berit selle välja tõid, et tegelikult jah, et osta toite, mis koosnevad ühest toiduainest. Väga lihtne ja tee nendest ise süüa. Aga kui te näete, et keegi sööb valesti või et sellise temaatika ühiskonnas levimine, siis kas ajab teid vihale ka või kas vahest tekib frustratsioon, et miks nii? Ära sorgi teiste eludes, las elavad nii, nagu ise tahavad. Aga FitLapiga me lihtsalt anname võimaluse inimestel teha paremaid valikuid. Et ei ole tegelikult minu asi öelda kellegile, et mida sa sööd või kuidas sa sööd, et see on ikkagi iga inimese enda valik. Mina aga pigem las iga üks teeb oma asja, ma kindlasti, kui ma näen, et kellegil on mingisugune toit ees, mida ma võib-olla ei soovitaks, ma kindlasti ei lähe kuidagi ütlema, et kuule, äkki sa võiksid valida nagu midagi muud, sest et tihtipeale, nagu ma enne ütlesin ka, et tegelikult need muutused peavad hakkama endast. Kui keegi teine ütleb sulle, et sul on nüüd vaja midagi muud süüa või see ei ole sulle hea või sa peaksid tegema nii ja naa, siis nagu
need pigem ei mõju, et sa pead ikkagi endast tuleb see muutus ja küll nad nagu siis ise nii-öelda juba tulevad seda võib-olla abi otsima. Päris tihti on seltskonnas niimoodi ka, et ma ei olegi suuremas seltskonnas olnud väga pikka aega, kus ei oleks ühtegi Fitlapi klienti. Ja tihti ise küsitakse, et kas see nüüd on kõige parem valik või mis ma võiksin süüa ja nii edasi, siis ma loomulikult annan nõu, aga ma ise ei lähe soovitusi andma, kui keegi küsi. Kui on inimesed, kes hästi pikalt on tahtnud kaalu langetada või kes selle pärast muret tunnevad, siis kas te arvate, et tavaliselt on probleem pigem teadmatuses või distsipliini probleemides? Kindlasti distsipliinis, sellepärast, et praegu on võimalik infot selle kohta saada, kuidas tervislikult süüa on väga palju. Aga tihtipeale just ongi see, et võib-olla alustatakse urraaga, tahetakse teha liiga palju muutusi korraga ja siis ei suudeta seda järgida. Et alustada rahulikult ja järjest rohkem liikuda tervisliku toitumise suunas. Et üldjuhul on ka niimoodi, et see on nagu pohmakas, suhkrupohmakas, et kui hakata tervislikult toituma, siis esimesed päevad võib olla niisugune imelik tunne, ebamugav tunne, raske, sa tahad muudkui jätkata magusa söömist, ebatervisliku toidu söömist, aga see esimene nädalakene võib-olla tuleks üle elada ja siis läheb kõik kergemaks ja alles siis saab tegelikult inimene aru, et oi, kui kerge on, et isegi niimoodi on võimalik elada. Et alguses, kui inimene sööb ebatervislikult, siis tegelikult tal kogu see elukvaliteet on palju kehvem ja uni on halvem ja pidevalt on söögiisud, siis tegelikult tervislikult süües läheb see nädalaga umbes üle. Nii et energiatase ja kõik tõuseb ja läheb paremaks? Ja loomulikult. Selle teadmatus või distsiplineerituse kohta mina arvan ka, et kuigi tegelikult on ka endiselt nagu seda teadmatust küllaltki ka, aga samas kui mõelda võtta see niimoodi, et nagu kumba on lihtsam nüüd endas nii-öelda kuidagi arendada, et kas ma saan nagu lihtsam on mul saada natuke teadlikumaks, kuidas toituda või lihtsam on mul saada distsiplineeritumaks inimeseks, siis see distsiplineeritus on ikkagi nagu palju keerulisem saada. Et tegelikult on see, teadmatust on nagu nii lihtne, on ju, võtadki kuskilt uurid, õpid, on ju, kas või lihtsalt tuledki, on ju, sinna Fitlapi kavaga kas või liitud, on ju, ja sulle, antakse kõik ette, on ju, sul ei olegi võib-olla vaja nagu mingid teadmised ikkagi võiksid nagu ka, on ju, ise sa võiksid ikkagi olla ka huvitatud, on ju, sellest, et kuidas päriselt teha neid valikuid, aga otseselt tegelikult võta nagu kava ette ja lihtsalt jälgi seda, aga probleem ikkagi tuleb seal, et ei ole nagu seda järjekindlust, järjepidevust, on ju, et kah, ma ise olen ka kaotanud kaalu nagu päris hulga ja minu puhul mul on teadmised olnud kogu aeg nagu enam-vähem ikkagi, ma olen üles kasvanud sellises perekonnas ja see, nii-öelda teadmised tegelikult teoreetiliselt, kuidas, mis nii on kogu aeg nagu olnud, aga minu probleem kunagi oli ikkagi see kuidagi pidevus ja see järjekindlus ja just see distsiplineeritus, on ju, ja kui nagu selle lõpuks saigi nii-öelda paika, et olekski see asi nii-öelda siuke jätkusuutlik, sealt tuleb ka see distsiplineeritus nagu palju lihtsamini ja siis tulevad ikkagi nagu tulemused. Millised müüdid toitumise või üldse tervisliku elustiili kohta levivad? Esimene müüt, mis tuleb meelde, on ära söö peale kella 6. See on vale või? See on jumala vale. Et mina söön näiteks tunnik enne magaminekut viimase toidukorra, mis on väga korralik toidukord. Ja ei ole vaja karta seda, et peale 6 ei tohi süüa. Kui sa mõtled, et ma peale 6 ei söö, siis suure tõenäosusega sa lähed kell 10 kapi kallale, sest sul on nii suur nälg kallal. Ja siis sa võtad sealt igasugused ebatervislikke valikuid. Et mina soovitan süüa 4 korda päevas. Söö hommikul, söö lõuna ajal, söö peal tööd ja söö paar tundi enne magaminekut. See sobitub ka iga inimese päevakavasse üldjuhul. Ja see on nagu see number 1 müüt. Mis veel? Ma võib-olla vahel selline lihtsalt, mis tihtipeale võib-olla mõeldakse, on ka see, et kui keegi ütleb, et ma hakkan nüüd tervislikult toituma või ma lähen nüüd kuidagi teedile, on ju, siis inimestel on nagu kohe see, et
nüüd peab mingi hommikust õhtuni ainult kapsast ja brokolit sööma, on ju, ja mingi näljutamine ainult käib, et tervislik toitumine jah, tähendabki nagu vähe söömist ja on ju ainult mingisugused nii-öelda, ma ei tea, ongi värsked asjad, on ju mingid köögiviljad, brokolit, salatid ja kapsad ja see peabki olema nagu tervislik toitumine. Aga reaalsus on see, et nagu tervislik toitumine ongi tegelikult nagu täiesti tavaline toitumine, sa lihtsalt teedki mingisuguseid veidi paremaid valikuid, on ju, veidi nagu lahjamaid valikuid, sööd seda puhast toitu, aga puhast toit ongi nagu samuti ka, on ju, ma ei tea, kana ja riis ja need on kõik nagu, ma ei tea, söö tatart, sa võid kartult süüa ka, on ju, vabalt, lihtsalt ära söö seda võib-olla mingi tohutu jahukastmega, on ju, võt teedki sinna kõrvale, ma ei tea, kas või isal näiteks on sisefilee on ju üks lemmikasju, et täiesti nagu tavalist toitu sa saad süüa, et see, et sa nüüd hakkad kaalust alla võtma või tervislikult toituma, see ei tähenda seda, et sa saad süüa päevas nagu 3 brokolit ja 6 porgandit, on ju, et sa saad süüa kõiki asju nagu ja väga okeis kogustes ja kõigest, lihtsalt ongi need väikesed valikute muudatused on nagu see, mis teeb siis sellest nii-öelda tervislikuma toitumise, mis aitab ka kaalu langetada. Ja võib-olla arvatakse ka jah, et kui nüüd kaalu hakata langetama, siis saab jube vähe süüa, aga tegelikult kogused lähevad hoopis suuremaks. Sest kui võtta üks hamburger, siis see on võib-olla 1000 kilokalorit ja on suuruselt selline, eks ju, ja asendada see nüüd tervisliku toiduga. Tervisliku toitu on võimalik 1000 kilokalori jooks süüa pool kilo kanafileed ja rohkem kui 100 grammi tatart, mis on selline portsium, eks. Ja sinna kõrvale veel panna 200 grammi juurvilju. See portsjonid tegelikult on tervisliku toiduga palju suuremad. Jah, sest tervislikum toit üldjuhul on nagu paljud asjad on ka sellised nii-öelda veidi lahjemad variandid, et nad ei olegi nii rammusad ja sellises nii jõhkras võib-olla rasvas ja õlis ja kõigest tehtud, et ongi nagu sellisem puhtam kuju ja see pigem annab seda nagu massi juurde. Mõtleme nüüd, et meil on siin üks Toomas või üks Mari ja ta on inimene, kellel ei ole otseselt fitness-alaseid nii-öelda eesmärke ja ta on enda kaaluga ka rahul, siis kui palju tema peaks üldse jälgima, mis toitaineid või kuidas ta sööb? Kui ta kehakaal on korras, siis suure tõenäosusega ta sööb juba enam-vähem normaalselt. Kui ka tervis on korras, siis on tegelikult kõik hästi ja võib-olla ma ei hakkakski sundima, et sa pead nüüd midagi hirmsasti muutma. Aga kui ta ise tunneb, et ta tahab tervislikumalt süüa, siis võib-olla vaataks taldriku reeglit, et pool sellest võiks olla siis köögiviljad, siis 1/3 valku ja siis sinna kõrvale süsivesikuid. Mina arvan ka selles mõttes, et kui sa tegelikult tunned ennast hästi, sest et suures pildis hakkab palju sellest, et sa ikkagi ju tahad ennast tunda hästi, miks sa hakkad tegelikult ka kas või tervislikult toituma, kaalu langetama, liikuma, sa tahad ajad taga seda head enesetunnet, on ju. Ja kui sa nagu tunned ennast hästi, tegelikult sa oled nagu nii-öelda normaalses kaalus ja kõik asjad, on ju, siis see ongi tegelikult eesmärk, siis sa võid põhimõtteliselt jätkata enam-vähem seda, mis sa teed. Aga et ma ei ütleks, et kindlasti iga tavainimene peab kaloreid lugema, aga muidugi enda nii-öelda hea tervise ja enesetunde pärast võiks ikkagi nagu enam-vähem jälgida, et mida sa sööd, on ju, et sa ei sööks nagu üleliia mingisugust, võib-olla ongi mingid, ma ei tea, magusaid või mingid kiirtoite või mis iganes, et siuke üldine pilt oleks okei. Et siis tegelikult ongi okei. Aga näiteks kui nooremas eas on selline võib-olla kiire metabolism, inimesed liiguvad rohkem, siis kui ma nüüd harjun enda toitumisstiiliga ära, siis kas vanemas eas võib probleemiks tulla, kui ma liigun vähem või elan teist elustiili? No kindlasti, kui liikumine väheneb, siis jätkates samamoodi söömist, siis kaal hakkab tõusma. Et siis tuleb mõelda sellele, et kas vaadata oma toidulauda üle, mis on alati soovitav, või siis liikumist suurendada. Ehk siis see on selge, et kui praegu liigud rohkem ja sööd sama palju ning mõne aja pärast hakkad vähem liikuma ja sööd ikka täpselt sama palju, siis hakkab kaal tõusma, seepärast, et sa kulutad vähem. Eks selle ainevahetuse ja kõige sellega on ka muidugi see, et jah, on ju aja möödudes see võib-olla läheb, on ju nii-öelda natukene aeglasemaks ja ei käi võib-olla nii lihtsasti kõik läbi, aga
aga kindlasti see ei ole nagu asi, mille taha sa saad nagu pugeda. Et mul jääb nüüd nagu ainevahetus kuidagi aeglasemaks, on ju, võib-olla mul ei käi nii asjad, kogu soolastikutöö kõik on ju nii hästi läbi ja ma sellepärast võtan juurde. Et isegi kui sul on see aeglasem nagu ainevahetus näiteks, sul on endiselt võimalik nagu enda toitumise ja liikumisega teha ära see töö, et sa oled endiselt heas vormis. Et päris nagu sinna taha nüüd kuidagi nii-öelda pugeda, et mul vanusega lihtsalt on ju süsteemid kehas ei käi nii hästi, et see tegelikult nagu ei ole selles mõttes vabandus, et sa endiselt ikkagi saad olla väga tervislik ja oma liikumise toitumisega hoida ennast suurepärases vormis. Ma kindlasti soovitaks ka muidugi lihastrenni teha, jõusaali minna või siis välijõusaale on praegu päris palju, et lihastrenn aitab kasvatada natuke lihast ja mida rohkem lihast, seda rohkem sa kalorit põletad. Et lihastrenn on 2-3 korda nädalas võiks tegelikult igaüks teha. Ma ei taha teid siin õhtuni kinni hoida, nii et võib-olla viimane küsimus, mis ma täna küsin, on see, et kui meil ongi siin vaatajad, kes kodus mõtlevad, et kuidas siit nüüd edasi minna, siis mis on üks tervislik soovitus või et mingi harjumus, mida te soovitaksite neil siit täna kaasa võtta? No mina võib-olla mõtleks, see on hästi lihtne asi, aga tegelikult on nii oluline asi, on uni. Ehk siis tegelikult on see, et kui me oleme ikkagi unetud, me oleme väsinud, me oleme kehvemas tujus, pahuramas tujus võib-olla on ju, meil tulevad sellest ka kehvemad valikud, meil tulevad sellest suuremad söögiisud, me võib-olla ei panegi, meil on nagu, me ei mõtlegi selle peale, meie jaoks ei ole sel hetkel võib-olla nii oluline see, et võib-olla mida me sööme või kuidagi me haarame mingeid suvalisi asju, et see kehv uni tegelikult paneb meid tegema kehvemaid valikuid ja seda ka nii toitumises ja suure tõenäosusega võib-olla siis me jätame need mingid trennid, liikumised, asjad vahele. Et aga kui meil on tegelikult uni paigas, kui me oleme puhanud, kui me oleme värsked, me teeme nagu palju paremaid valikuid, on ju, me tahame liikuda, me tahame toituda paremini, on ju, meil on kõik otsused ja asjad nagu tegelikult on väga palju mõjutatud sellest unest ka, ehk siis mina nagu ütleks, et kindlasti pange tähelepanu, pöörake tähelepanu sellele, et oleksite nii-öelda hea unega ja puhanud ja see mõjutab nagu väga-väga palju meid. Uni on kindlasti üks hästi oluline asi ja lisaks sellele, et ostke spordiklubi pilet või käige välijõusaalis paar korda nädalas, käige paar korda nädalas pikemal jalutuskäigul, vaadake oma toidulaud üle ja puhake piisavalt ning olge inimeste seltskonnas, kes pakuvad sulle head tuju ja ei tekita stressi. Ja ma siia lisaks selle liikumise kohta veel ka et minge kõndige kasvõi, et see on nagu nii lihtne asi, mida teha, lihtsalt käi jalutamas, käi kõndimas, see on su füüsilisele tervisele hea, see on ka su vaimsele tervisele hea, on ju, et lihtsalt nagu kasvõi, ma ei tea, selle asemel, et saada, ma ei tea, sõbrannaga kokku minna kohvikusse saiakesi sööma, minge jalutage näiteks, et nagu nii väiksed asjad, aga mis tegelikult nagu mõjutavad meid ja panevad nagu nii palju paremini tundma. Berit ja Rene, suur aitäh teile! Aitäh kutsumast! Aitäh, et kutsusid! Väga lõbus oli! Suur aitäh, et te täna Tervisetaskut kuulasite. Minul oli küll väga huvitav ja näeme juba järgmises saates.